Head uut aastat, kõik investorid, investeerimishuvilised, kauplejad ka, ei taha siin kedagi välja jätta. Ja tere tulemast kuulama 2025. aasta esimest börsijuttude saadet. Tere, Markus. Head uut aastat! Tere, Märten! Ohoo, keegi on lauluhääle leidnud. Hääl on tagasi aastavahetusest. Kuule, aga mis me siin ikka pikalt keerutame ühte või teistpidi, tõenäoliselt meil on vaja rääkida asjast, ehk siis 2024 lõppes ära, joon on Nii. alla tõmmatud. tõenäoliselt käisin su blogis piilumas, paistab, et sul on seal rida kraami kirja saanud ja äkki hakkame siis otsast järama neid aasta kokkuvõtte asju. Kas me oleme nagu fondijuhid, kes omavahel võrdlevad tulemust või nagu taksojuhid, kes niimoodi paaris õlle taga võrdlevad oma aktsiate tõuse? No me ei saa olla kumbki kategooria, sellepärast et sa kirjutasid, et sa ei ole fondijuht ja tead, sul on nagu päris suured muudatused nagu omades seda fondijuhi tausta on ju, olles ise ka investeerimismaailmas päris pikalt olnud ja võib-olla viimased 5+ aastat üritanud ka selgitada, et miks ma seda tootlust vaatan või ei vaata või mida ma rohkem tähtsustan, siis tore on näha, et sa oled liikumas sedasama teed pidi, et leiad need asjad, mis on sinu jaoks olulised ja tegelikult teed väga suure kannapöörde ju oma nii tootluse mõõtmises kui muudes asjades. Ma tahtsin küsida sult, et kas see viimane blogipostitus sulle näiteks tundub mõnes mõttes radikaalne või need mõtted, just need kauplemise turu toimimispõhimõtted äkki tunduvad liiga radikaalsed või mitte? minu jaoks mitte. Okei, sellepärast lihtsalt, et võib-olla üks osa üldse sellest blogimisest minu jaoks tegelikult on see, et ma tahan endale kinnitada seda veendumust, mida ma teen ja miks ma teen, et tegelikult see mindset'i treenimine on niisugune järjepidev protsess ja ma pean selle psühholoogiaga kogu aeg tegelema, endale mingeid oma printsiipe meelde tuletama ja neid nagu kinnitama, et keerulisematel aegadel mul see veendumus ära ei kaoks, et ma ei põlgaks riski ära ja nii edasi. Et see on see mõte. Eks see blogi on ju sihuke avalik päeviku pidamine mõnes mõttes, nii et selles suhtes ongi iseenda jaoks ju hea dokumenteerida asju, mis on parasjagu aktuaalsed ja õppetunde ja arenguid. pluss teistpidi nende asjade läbikirjutamine aitab veel rohkem nagu tsementeerida, et ega tihtilugu hakkad midagi kirjutama ja siis tuleb taipamine ja võib-olla reaalses elus hoopistükkis muudad siis selle pealt midagi. No just, aga see, mis sa ütlesid, et mingid asjad on muutunud, eks ajapikku natuke muutubki, aga minu jaoks ongi see, et need põhimõtted, neid kinnitada enda jaoks, siis asi areneb, aga et ei liiguks nagu liiga eemale oma mingitest põhiväärtustest. aga tead, selle jaoks, et see jutt ei läheks meil kuidagi väga ümmarguseks, siis Nii, ma kirjutasin endale välja 2 asja, mis on minu arvates väga kardinaalsed ja suured muudatused, mis sa nüüd ette oled võtnud ja ma nimetan need ära ja räägime siis nendest konkreetselt. Esimene okei. asi, mis sa kirjutasid, on see, et sa ei võrdle ennast enam ühegi turuindeksiga ehk võrdlusindeksiga. sa tunned, et see piirab sinu selliseid noh, nagu mindset'i, võimalusi, mida sa näed või kogu seda potentsiaali, on ju. ja Mhm. las ma vaatan, kas siin oli veel midagi. jah, noh, põhimõtteliselt see oligi. Okei, noh, see mõte on selles, et mida ma võrdlen, mis see annab mulle, miks ma seda teen. Ma ei näe sellel mõtet, sellepärast et see paneb just heal ajal tundma, et indeks on võitmatu, ei olegi mõtet ise pusida väga, on ju, et suudad seal kui indeksil on hea aasta, suudad ise võib-olla ainult mõne protsendi võrra seda ületada, kuigi 20 aasta pildis ka mõneprotsendine ületamine aastas on väga hea liitintressi kujul, aga samas see pikaajalise trendiportfelli ületootlus indeksiga võrdluses tuleb just nendel kehvadel aastatel. Vaata, kui indeks on näiteks 2 aastat karuturul, kui siin vaadata simulatsioonides aastat 2000 või 2008, 2022 natuke vähem, on ju, et see ületootlus tuleb pigem just seal, kus indeks langeb,
aktsiate väärtused kukuvad ja siis samas ise võtad nagu sellist kaitsvat positsiooni, oled rahas, kaupled lühiajalisi swing'e, volatiilsust ja et mitte tekitada nagu indeksi heal ajal seda tunnet, et äkki ma pean midagi muutma, et veel paremini teha, siis tegelikult see suurem ületootlus tuleb võib-olla mingi väikse ajaga 20 aasta jooksul. Mhm. See on nagu üks asi. Aga teine asi üldse see, nagu ka muudel elualadel see üksteisega võrdlemine, ma ei tea, ettevõtluses või kuskil, et jah, mingil määral spordis ju võrdleme võib-olla mingit suusamaratoni aega või midagi, aga mulle tundub, et see finantsturgudel kauplemises see üksteisega võrdlemine, indeksiga võrdlemine, et see ka nagu õpetab valesid asju, ta paneb psühholoogiliselt tegema võib-olla valel hetkel mingeid halbu otsuseid. no täpselt, et kui sa kuuled, et kellegi tootlus oli näiteks 2 korda parem kui sinul ja see tuli läbi finantsvõimenduse kasutamise, siis noh, nagu kohe see paratamatult nagu suunab sinna, et okei, ahnus tõstab pead, ma nüüd tahan ka, on ju, seda proovida. võib-olla ma ei saa täpselt aru, mis see finantsvõimendus on, ma ei tea, kuidas ja mis moel see teine inimene seda kasutas, aga, aga noh, see ahnus on see, mis kuidagi. No ja siis on see, et sa vaatad, et aga tema sai finantsvõimendusega sel aastal nii palju parema tootluse, ma teen ka, aga siis te mõlemad lendate näiteks õhku järgmine aasta tänu sellele võimendusele ja siis on see, et pekki, miks ma nagu üldse jälgisin seda või nagu võrdlesin ja see pani mind tegema valesid otsuseid ja oma plaanist kõrvale viima, riski juurde võtma pimesi. Ja aga teine asi, mis sa ütlesid, et sa tõid näite, et finantsvõimendusega näiteks keegi teeb 2 korda paremat tootlust, aga tänapäeval see igasugune Youtube'i ja meedia sisu on nii petlik, et võib-olla ta tegi selle 2 korda parema tootluse 10%-ga oma varadest ja sinul jääb niisugune mulje, et sa peaksid kogu oma rahaga seda tegema, kui tema tegelikult see hea tootlus oluliselt lahjeneb, kui vaadata, mis osaga ta seda tegi, on ju. Et seal on nii palju erinevaid asju, et sa võid vaadata Youtube'is, mõni day trader näitab, et aasta oli 1000%. Aga kui ta tegi seda 1%-ga oma varadest ja proovis 10 korda järjest, et lõpuks saada see 1000, et sulle näidata, on ju, ja sa seda muud konteksti seal ümber ei tea, siis jääbki niisugune mulje, et oota, aga ma tahan ka olla hea kaupleja, miks mul 1000% ei ole. Aga noh, siit tulebki nüüd see, mis me tootlusest rääkides, mida tahan öelda, et mina võrdlen või näed, aju viiski juba vales suunas, mitte ei võrdle, vaid mina mõõdan oma tootlust kogu varade pealt, 99% minu varadest. Et kui nüüd tuua analoog kellegi teisega, siis seal sees peakski olema hoiused, meelerahufond, maha kantud investeeringud, võlakirjad, aktsiad, kõik kokku. Ja siis see kõvasti lahjendab seda tootlust minu mõõtmisviisi puhul võrreldes kellegiga, kes vaatab, et näed, mul oli siin kontol Nvidia ja Meta ja neil läks ülihästi. Minu Nvidia ja Meta konto investeerimiskontol oli 150% aasta tootlus, aga see ei ole kaugeltki nagu kogu varade tootlus. no ja ongi täpselt nii, nagu sa kirjutasid, et nii kui sa sead, nagu sinul oli eesmärk, et 2 kuni 3 korda indeksi tootlust, siis on ju, et kui indeks on keskmiselt pakkunud 8%, et siis umbes 20 on see, mis sa sihtisid, siis noh, nii kui see asi on kirjas, siis tekibki see, mis fondi juhtimise maailmas on väga sage nähtus, ehk see indeksi kallistamine või kaitsutamine, hugging the index, et sa kogu aeg iga oma järgmist käiku tehes hakkad ka lõpuks mõtlema, et kuidas ma nüüd indeksi suhtes siis paistan. Jah, et meil nagu erainvestoritena ja erakauplejana võib-olla seda ei teki, aga lõppkokkuvõttes, mis ikkagi tekib, on see, mida ma olen ise märganud, et kui SB500 või ütleme siis globaalsed aktsiaturud teevad siin karuturul –25 ja mina teen –10 näiteks, siis ma kuidagi tunnen, et oh, et näed, no mingi indeks tegi nii palju, mina suutsin paremini. Tegelikult nagu so what, ma ei tea, see aga ei ole sinu ebaoluline, on ju. aga Või see ei ole oluline. sinu blogist aasta kokkuvõtet lugedes minule näiteks ka, mulle nagu meeldis, ma saan aru sellest sinu vaatest jällegi, et sa mõõdad kogu varade kasvu, kuna sa oled ettevõtja, sa tegeled ettevõtlusega ja mis sinu jaoks on oluline, see börsilt otsene tootlus, et kõik kontod, kõik varad kokku võtta, see ka nagu sulle midagi otseselt ei anna. Sinu jaoks on see, et su varad, su jõukus kasvaks, see on oluline, sa mõõdad seda ja
ma teeks ilmselt sinu asemel samamoodi. jah, et kes siis ei ole mu seda traktaati lugenud, seda aasta kokkuvõtet, mida ma vist 5-6 päeva siin kirjutasin hommikuti, siis jah, et mida aeg edasi, seda rohkem ma tunnen, et olulisem on mõõta nii netovara, kus on siis sees ka mitte finantsvarad, on ju näiteks kodu, aga siis ennekõike investeerimise valguses netoportfelli. netoportfell tähendab siis kõik finantsvarad miinus nende investeeringutega või finantsvaradega seotud kohustused, kui neid on. noh, kõige loogilisem on siin näiteks finantsvõimenduse kasutamine, kellel on portfellis kinnisvara, siis kinnisvaraga seotud laenud. Ma ei tea, võib-olla maa ja metsa puhul samamoodi on ju, kui seal laen peal on, siis arvutad sellest turuväärtusest või soetusväärtusest, lahutad siis selle laenujäägi maha. ja, ja miks see oluline on ju minu arust ongi sellepärast oluline, et kui ma praegu olen selles portfelli ülesehitamise faasis ehk ikkagi seal akumuleerimise faasis, siis ma panen ju kogu aeg seda raha juurde ka. Ja Mhm. lõppkokkuvõttes oluline ongi see, et turg andis mingi oma panuse, sellel aastal ta seda tegi, mina andsin oma panuse uute sissemaksete näol ja oluline ongi see, et mis see number on siis nagu aasta lõpuks, noh, kuigi see aasta lõpp on ka niisugune suvaline vahefiniš on ju, aga jah, jah, ja siis noh, mõnikord on ju, mina oma panuse annan, aga turg oma panust ei anna ja see on ka okei, sellepärast et ma olen ikkagi selles akumuleerimise faasis, portfelli ülesehitamise faasis, turg kõigub ja võib-olla ühe asja ütlen veel siis ära, et kuna mul on neid kontosid päris palju ja ühe ettevõtte all see iibe konto on noh, suhteliselt värske, võib-olla paar aastat vana, mis tähendab seda, et protsentuaalselt igal aastal ma praegu olen sinna päris palju raha sisse pannud ja see raha, mis ma panen märtsis, ei jõua nii kaua seal turul olla. See, mis ma panen juunis, jõuab veel vähem olla, septembris veel vähem. ja see tähendabki, et selle iibe konto tootlus nagu isegi kui ma kasutan seda money weighted return'i, nagu vahet ei ole, see raha on turul olnud, ma ei tea, 3 või 2 kuud ainult, sealt ei saagi tulla turuga võrdset tootlust või turuga sarnast tootlust siis on ju. jah, aga mind pani siin sinu puhul mõtlema nagu see, sa praegu ütlesid ka, et sa oled akumuleerimise faasis, samas sa kirjutasid ja rääkisid ühes raadiosaates hiljuti, et sa oled hakanud ümber mõtlema seda kogu riski võtmist portfellis ja ma ise nagu mõtlen, et kuna ma olen just eelmine aasta, siis lõppenud aastal hiljuti kuulnud paarilt kogenud kauplejalt, kes on jõudnud sinna 50-60-ndatesse eluaastatesse ja tegelenud 20-30 aastat kauplemisega, neil on väga hea track record selja taga ja nad on hakanud ka nagu rääkima seda, et nad ei taha enam võtta seda riski, et nad annavad suure osa oma teenitud tulust turule tagasi ja on hakanud riski maha keerama, seal mingeid all-weather strateegiaid, volatiilsust rohkem haldama, mõõtma ja see ju kõik lahjendab kogu tootlust, on ju, absoluuttootlust. et, et siis mind on nagu hakanud mõtlema, et miks see nii on ja kas sinu puhul ka, kas see paneb võib-olla mõtlema sellepärast, et summad lähevad suuremaks, vanust tuleb juurde, et sa ei taha enam nagu võtta nii palju riski, sest mina ise püüan just mis ma ka saate alguses rääkisin, seda veendumust oma süsteemi ees nagu tugevdada pidevalt, et kui ka mu varad jõuavad 10 miljoni peale ja ma olen 50, et ma suudaks nagu täpselt samamoodi oma reeglitega jätkata ja et ma ei hakkaks nagu lahjendama oma seda potti. kindlasti on vanus üks point seal taga, kindlasti on see, kui ma mõtlen, et missugust elu ma tahan elada, kas 5 või 10 aasta pärast, siis ma näen, et seal seda tööd või ettevõtlust on vähem, on ju, mis tähendab, et justkui raha tuleb vähem sisse, järelikult see raha, mis on portfellis, on kuidagi nagu juba olulisem, on ju. seda kaotada võiks olla valusam. kindlasti see mängib rolli, aga praegu need viimased kuud, mis olnud on, me oleme ju eelmistes börsijuttude episoodides ka arutlenud. ma tunnen, et minu jaoks see kõige suurem lüke on ikkagi olnud see, et ma olen siis umbes aasta-poolteist olnud selles mode'is, kus ma eraisikuna maksin neid majaehituse arveid ja kogu aeg oli nagu kontol nagu rahast kitsas käes, et kogu aeg pidid mõtlema, et nagu millal see järgmine arve tuleb ja kust ma siis nagu selle raha nüüd võtan, et mida ma siis maha müün ja see, no see on nagu ebamugav tunne, et mõnes mõttes justkui on varasid, aga nagu kogu aeg on rahakotis tuul, on ju, hästi lihtsustatult öeldes.
okei. Kuule, aga vaatajad-kuulajad kindlasti selle teema otsa siia tahaks neid numbreid ka kuulda, et mis see varade kasv või mis sa mõõtsid ja mis see tulemus oli siis eelmine aasta? ja ma ühe asja veel ütlen ära, et ma mõistan sinu seda olukorda ka, et kuidas sa tahad oma strateegiat usaldada täna ja tulevikus ja vahet ei ole, mis summa pealt sa seda siis jooksutad või kui suure portfelli pealt. Et lihtsalt, et asjad oleks selged, siis mul on nagu sama, et mu enda investeerimisstrateegia, mulle see sobib, see on paigas. Ainus asi, mis on siia kõrvale vaja, on seda meelerahufondi suurendada, nimetame seda siis nii, on ju. Mhm. Et ma justkui ei tee oma investeerimisstrateegiat ümber, mulle meeldib see barbell strateegia jätkuvalt ehk see tõstekangi analoogia, kus ühes otsas on gaas põhjas ehk siis aktsiad ja natukene krüptot ja teine ots on sisuliselt olematu riskiga ehk mingisugune rahavaru, ükskõik mis kujul siis seda hoida. ja vot see rahavaru on mul nagu hästi kokku kuivanud, ma seda puhvrit siis tahan nüüd üles ehitada ja ma ei mõõda seda absoluutselt mitte portfelli mingi protsendina portfellist, vaid ma mõõdan seda aastaste elamiskulude järgi või siis niisuguse absoluutnumbri osas, et ma ise tunnen, et ma tahaks, et mul oleks mingi, ma ei tea, noh, 40-50 000 on ju niisugune esimene eesmärk, oleks mul sellistes varades, mille turuväärtus väga palju ei kõigu. loomulikult see tõmbab kogu portfelli tootlust alla, aga see on täna minu see niisugune mugavustsoon, nimetame siis seda nii. okei, jah, see on oluline erinevus, et sa ei muuda strateegiat, vaid sa lihtsalt vähendad natukene selle strateegia osakaalu kogu portfellis, mitte sa ei hakka muutma oma mingeid põhimõtteid või alusprintsiipe. jah, see on oluline, jah. aga no räägime siis numbritest ka, et seda netovarade või netoportfelli kasvu sai siin käsitletud. Kui ma nüüd õigesti mäletan peast, siis eelmisel aastal netovarad kasvasid 20 või netoportfell kasvas 22%. seal on siis sees nii turu tootlus kui ka see, et ma võtsin raha välja ja teistpidi siis panin jälle ettevõtte kaudu on ju raha sisse, jooksvaid sääste. kui ma vaatan oma iibe kontode tootlusi, siis vot see konto, millest ma siin just enne rääkisin, kus väga palju raha on aasta jooksul juurde läinud protsentuaalse protsendina siis kogu selle portfelli turuväärtusest, selle tootlus oli 15%, siis üks teine konto oli 18% ja kõige igavam portfell eraisiku dividendi iibe konto oli 23%. ja noh, veider on see, et novembris oli see 30 või natuke üle selle, on ju, et noh, see detsember tegi ikka nagu dividendiaktsiad said ikka korralikult räsida, mul oli seal ju tervishoidu, energiat nagu, ma ei tea, tööstus keeras otsa alla. et sihuke korralik raksakas käis läbi või tuli sisse. No see oligi naljakas näha X-i platvormil, kuidas inimesed juba võtsid oma aastad kokku detsembri alguses, sest lihtsalt krüpto ja aktsiad olid tipus ja kõik need protsendid tundusid nii suured, et minul oli ka ikkagi novembri lõpus seal Tais olles väga, ma ei vaadanud asju, aga sisetunne ütles, et nagu noh, seis on väga hea. Detsembris andsin ikkagi päris arvestatava osa sellest lahtisest kasumist, noh, mingi osa tagasi. ja koguvarade tootlus siis lõppenud aastal jäi 29,3% dollaris mõõdetuna. Ja kuigi ma ise nüüd mõõdan dollaris, aga kuna siis see aasta nüüd oli, lõppenud aasta oli just tugeva dollari aasta, siis ma mõõtsin ka eurodesse, et eurodes oli see 37% tootlus. Ja see on siis kõik kontod, kogu pott kokku, mis tegelikult on ju väga hea tulemus. Aga nüüd ongi see, et noh, kohe on mingi, et see ei olegi ju nii hea, sellepärast et indeks oli terve aasta püstloodis üles ja oli ka väga hea, et siis see justkui nagu mõnes mõttes psühholoogiliselt lahjendab seda tulemust, kuna kogu turg tõusis, on ju, et kõik paadid tõusid. Aga nüüd edaspidi ma ei tahagi seda nagu teada, mul ei olegi vaja teada, mida see indeks teeb, et mul on vaja keskenduda oma portfellile, et ma teeksin hästi tõusval turul, langeval turul, külgsuunalisel turul. loomulikult tõusval turul on nagu see varade kasv põhimõtteliselt kõige parem, sellepärast et sa pead lihtsalt istuma ja kinni hoidma oma varadest ja nende väärtus tõuseb. Aga ma tahangi saada indeksist mitte, et mitte olla korreleeritud indeksiga,
et ma ei peaks seda üldse teadma. see on see mõte. jah, tead, sa ütlesid või kirjutasid oma blogipostituses ühe olulise asja ka, mis minu arvates on jälle suur muutus selles, kuidas sa oma tootlust mõõdad. sa rääkisid sellest, et sa enam ei tähtsusta kuiseid tootluseid, ei pea lugu sellest, et iga aasta numbri lõppedes lüüa see kalendriaasta tootlus kokku, vaid sa hakkad tegema midagi muud. Äkki sa siis räägid ise? jah, sest ma sain aru esiteks, et igakuine tootlus on lihtsalt müra. minu jaoks on lihtsalt protsendi müra üles-alla ja see tekitab mulle nagu stressi ja psühholoogilisi pingeid rohkem kui midagi muud, onju. heal kuul on väga hea tunne, kehval kuul on kehv tunne ja kui ma seda ei tea, kuidas mul kuud läksid, enam ma ei tea, eelmine aasta ma ei teinud enam üldse kuude mõõtmist, siis mul ei ole nagu mingit, ei ole ei ole eufooriat, ei ole stressi, ei ole midagi, lihtsalt ei tea ja kokkuvõttes vaatad, kuidas varad kenasti kasvavad. nii, see on esimene asi. nüüd teine asi on siis see, et see aastatootlus kokku on ka täpselt selline, see 12 kuud jaanuarist detsembrini, see on nagu lamp, selline mingi random valik, on ju, et fondimaailmas see on võib-olla oluline, sest et sul on vaja mingeid ühisreegleid, aga mina olen erakaupleja, mul ei ole vaja teistega ühisreegleid, mul on vaja lihtsalt oma jõukust kasvatada parimal moel, on ju, ilma stressi tekitamata või minimaalse stressiga seda nagu eemaldada ei saa. et mis tähendab seda, et ma mõõdan nüüd iga 6 kuu tagant oma jooksva 3 aasta statistikat iga strateegia kohta eraldi, võidumäär, keskmise võidukaotuse suhe ja kasumifaktor. kasumifaktor on siis see kogu võit dollaris jagada kogu kaotusega dollaris, mis ütleb mulle, palju raha ma teenisin tagasi iga kaotatud dollari kohta. ja see annab mulle tagasisidet, kas mu strateegiate statistiline eelis endiselt peab ja miks ma teen seda nii pika perioodi peale, et iga poole aasta tagant jooksev 3 aastat, siis ta annabki mulle selle pikaajalise statistilise info, mis on usaldusväärsem ja jooksev 3 aastat tähendab seda, et ma ei mõjuta selle kalendriaasta või mingi sobitatud aasta mõõtmisega oma numbreid ja statistikat, vaid jooksev 3 aastat, siis ta nagu vaikselt muutub, sujuvalt läheb ülevat uude perioodi. sa ütlesid, et sa vaatad seda võidumäära, profit factor'it ja kõiki neid asju erinevate strateegiate lõikes. kas sul on pandud mingisugused nagu eesmärgid või miinimumid ka siis sinna nendele erinevatele strateegiatele, et ütleme, et ma ei tea, mõõdad siin iga 6 kuu tagant juba 3 korda järjest optsioonikauplemise profit factor on, ma ei tea, 1,1 ainult ja siis otsustad, et okei, et panen selle poe kinni või hakkan nagu vaatama, mida seal strateegias muuta. no ainult tulemuse pealt ma kinni kohe ei pane, aga samas ma saan aru, et ma pean midagi tegema, ma pean vaatama, kõigepealt ma vaatan, mis põhjus on ju, et kas fundamentaalselt sellel optsiooniturul või instrumendil on midagi muutunud, a la teenustasud on tõusnud ja enam see ei ole kasumlik või mingi, noh, ma ei tea, siin räägitakse 24 tunni turust, on ju, et midagi muutub turul ja see eelis nagu see edge kaob ära või siis ma pean nagu vaatama, et kas ma pean midagi optimeerima või muutma. et ma ei saa seda teha ainult tulemuse pealt. tulemus ütleb mulle, et midagi võib olla valesti, kui ta on väljas sellest normaalpiiridest drawdown'ist ajalooliselt. aga see on väga raske maailm, sinna ei saa konkreetseid reegleid panna. see on nüüd see koht, kus ma olen ise taibanud ja saanud ka teistelt süstemaatiliselt algokauplejatelt aru, et see on midagi, kus on vaja seda loovust. Seda ei saa automatiseerida, see on see, kus ma pean vaatama sinna sisse subjektiivsusega ja tegema mingeid discretionary otsuseid, sest see strateegia ja algoritmi ülesehitus on ikkagi sihuke minu subjektiivsed otsused ja siis sealt edasi ma jälgin neid reeglipõhiselt. et sellepärast siin väga konkreetset vastust on raske öelda. okei, teeme väikse vahelepõike siin aasta kokkuvõtmise teemal, et hea börsijuttude kuulaja, ükskõik kus platvormil sa seda kuulad, Youtube'is, Spotify's või kuskil mujal, siis otsi üles börsijuttude Instagrami konto ja saate number 71 pildi alla jäta
see, et kuidas sa ise 2024. aastaga rahule jäid ja võid ise oma mõõdikud valida, mis on sinu jaoks kõige olulisem, jäta meile kommentaar. Ja selleks, et natukene teie vaeva siis tagasi tasuda ja motiveerida teid rohkem meile kirjutama, siis loosin välja ühe ETF-ide ja indeksfondide raamatu kõigi nende vahel, kes jätavad sinna kommentaari. Ma mõtlen praegu, et ma peaks mingi lõpptärmini ka ütlema, paneme selleks näiteks 10. jaanuar, et 10. jaanuaril vaatame siis kõik need kommentaarid üle ja üks teist saab selle toreda raamatu omanikuks. Ja teate, selle raamatuga ma nüüd ei taha nagu kuidagi, on ju, lihtsalt praegu ma jagan seda, sellepärast et täna hommikul jälle oli postkastis üks kiri, et see raamat sai läbi töötatud, palju märkmepabereid on vahel ja väga hästi ja selgelt kirjutatud raamat. Et nüüd tahaks teha ühe niisuguse kiire videokõne ja küsida paar küsimust ära, et siis on nagu selline tunne, et investeerimisstrateegia on aastakümneteks on ju paika sätitud. Et noh, see selle raamatu eesmärk iseenesest ongi, et saaks sellise lihtsa ja pikaajalisele investorile, mugavale investorile sobiva strateegia iseenda jaoks välja töötada ja seal on kõik need teadmised ja viited tööriistadele ka kenasti olemas. Nii et jätke meile kommentaar ja üks teist saab selle toreda raamatu omanikuks. Kuule, aga räägime ühest teemast veel nii. selle aasta kokkuvõttega seoses. Lihtsalt jälle sellepärast, et mingid numbrid siis välja öelda, kuna inimesed numbreid tahavad, siis ja meil on seal kokkupuutepunkte sinuga ka, siis ma jagan oma krüptokontode tulemusi. Mul on krüptot soetatud Coinbase'i kaudu ja Krakeni kaudu. Ja lisaks viimastel aastatel ma olen veidi vahest võtnud ka LHV kaudu, kuna see on lihtsalt hea mugav, on ju. Vaatad, et tundub mõistlik hetk osta, natukene paarsada eurot on kusagil seal kontol, on ju, et teeme ära ettevõtte kaudu siis või ettevõtete kontode alt. Ja seal ma ei tea, mis see tootlus on ju, et kahjuks seal ei ole seda valitud perioodi tootluse mõõtmise võimekust või vähemalt mina ei ole leidnud LHV-s head lahendust selleks. Ja Krakeni ja Coinbase'i kontodel oli väga lihtne, et vaatad, mis on aasta liikumine ja minu krüptoportfell on siis totaalselt seal olnud selline osta ja hoia ja ma ostsin väga-väga ammu, on ju, et seal mitte midagi ma sisuliselt ei teinud viimase aasta jooksul. Seal on erinevaid igasuguseid coin'e, mida täna võiks nimetada, et pooled on sellised, millest keegi enam mitte midagi ei tea. Aastakäik 2016, 17, 18, aga need numbrid on lõpuks siis +52, +69 ja +119, sõltuvalt siis sellest, et mis seal iga konto peal oli. Ja minu puhul see krüptode osakaal kogu varadest on niisugune võib-olla 2% või 3%, on ju, mitte rohkem. Et selline pisikene osa, aga selles suhtes tänuväärne osa, et ma tunnen, et mulle meeldib, et ma olen seal otsapidi sees. Ma ei oska aasta lõpu seisuga protsente, ma ei oska öelda, ma ei ole niimoodi eraldi krüptot vaadanud, aga ma tean, et seal on väga suured sõidud olnud. mu kogu krüpto osakaal on natuke alla 10% kogu varadest äkki, aga ta on nagu tõusnud sealt äkki 5% pealt, mis ma sellest hetkest, kui ma eelmine aasta suurema osa oste tegin. vaata, ma eelmise aasta kevadel äkki, kui ma Vietnamis olin ja saadet tegin ja rääkisin sellest oma krüptostrateegiast, siis suht peale seda hakkas krüptoturg langema ja ma läksin vaikselt rahasse ja andsin sealt ikkagi krüptokasumist mingi osa tagasi ja siis suve lõpp, sügis hakkasin jälle akumuleerima krüptot, kui mingid trendid hakkasid nina tõstma. Ja noh, mingi hetk, kui ma seal novembriks olin oma 60 altcoinis sees täielikult investeeritud oma krüptostrateegiaga, siis oli ikka tegelikult hea, isegi kui väike osa varadest, siis oli hea näha seda hüpet seal, kõik need Ripple ja Stellar ja Dogecoin ja ma ei tea, mis seal kõik nagu, noh, mul 60, hetkel ma olen 60-st coin'ist vist 59-s, mul ainult üks on nagu väljas, et nüüd on siin küll aasta lõpus oli sihuke korralik tagasitõmme, aga noh, ma hetkel kannatan natuke seda volatiilsust. aga minu jaoks nagu see protsentidest rääkides on huvitavaks läinud see, et
ma nüüd näen, kuidas viimase 4-5 aastaga ikkagi see liitintress portfellis on teinud oma töö, et kui siin aasta kokkuvõtted ikka 20%, 30%, siis summad on läinud suuremaks. Ma nagu täpselt numbreid ei teadnud, aga mul nagu, kui mul seal novembris nagu kõik asjad korraga tõusid, aktsiad ja krüpto, siis ma mäletan sõbraga mingi hommikusöök rääkis, et kuule, ma ei tea, et mul on kahtlane tunne, et ma olen siin reisil olles mingi pea 100 kilo kasumit teinud, onju. Noh, et see nagu need summad lähevad nagu mingi hetk nagu oluliselt suuremaks, aga ei taha ka seda mingi eufooriat tekitada, sest noh, ma vist sulle ka novembri lõpus ühes telefonikõnes ütlesin, et nüüd peab hakkama kannatama, vaata. Et ma vaikselt hakkan juba kõhutundega nagu tunnetama seda hetke, kus see drawdown algab, kus on see, et sul kõik varad teevad uut tippu, all time high ja siis hakkab see tagasitõmme, vaata ja muidugi punkt sellele tagasitõmbele oli see, kui novembri lõpus mul üks Tais olin ja üks sõber kirjutas, et kes ei ole kunagi ühtegi krüptot ostnud. see on alati hea märk, vaata. kes ei ole kunagi ühtegi krüptot ostnud, saatis mulle mingi TikToki video ja ütles, et Ripple läheb mingi 10 000 peale, ma ei mäleta, mis seal oli, kuna Trump vahetab Swift süsteemi Ripple'i vastu välja ja kohe peab ostma ja et kuidas, kust saaks ja nii ja tahab krüptot osta ja siis oli mul nagu selge, et okei, et mingi tagasitõmme või konsolideerumine peab varsti algama, sest noh, need on alati siuksed märgid. aga ütleme nagu, okei, ma püüan nagu ettevaatlikult sõnastada, sellepärast ma Ma ei ütlen taha ühe äkki asja lõppu, kuidagi. et peale seda kõva kasumit, siis ma arvan, sellest novembri suurest tõusust ma detsembris andsin mingi kolmandiku sellest tagasi ja oli ka okei, ma nagu ei tekitanud, isegi olin ise üllatunud, et ei tekitanud väga palju stressi. aga see on lihtsalt see näide, kuidas need summad on läinud suuremaks. aga ütleme, et nüüd nagu hinnaliikumiste tõttu, praegu ma siis pean ise silmas krüptosid, selle strateegia osakaal sinu portfellis tõuseb näiteks 15-ni, 20-ni, 25-ni. kas sul on mingi piir, kas on kuskil see mingi maksimaalne osakaal, mida sa selle strateegia puhul talud ja kus sa hakkad nagu välja võtma? Tead, ei ole, et ma olen nagu enam-vähem arvestanud selle portfelli ja riskiallokatsiooniga, et ta jääb normaalsuse piiridesse, aga kunagi ei tea, kui tõesti see krüptoturg peaks nagu nii lendama hakkama, siis et ta tõuseb seal 20-30% peale portfellist ja aktsiad sama aeg ei anna nagu sama tulemust, ehk siis noh, tekibki see, on ju, et aktsiad ei tõsta oma osakaalu, siis tead, mul on niisugune sadistlik huvi nagu näha, et mis siis saab portfelli ja volatiilsusega, et kas ma suudan seda järgida, oma neid reegleid ja kas ma suudan sellest hoida kinni sellest volatiilsusest, sest mu plaan on seda teha. Mhm. See on nagu hästi, kuidas seda siis sõnastada, no tore, et sa jutuks võtsid selle portfelli suuruse ja, ja nende tootlusnumbrite mõju ka, sellepärast et just paar nädalat tagasi ma mõtlesin ise ka selle peale ja noh, ongi, et on ju, kui näiteks portfell on, ma ei tea, 5000 on ju, siis 10% sealt on 500 eurot. nii ei ole nagu justkui elu muutev, kui on 50 000, 10% on ju noh, 5000, ka võib-olla ei ole. aga kui me kerime sealt üles 500 000 portfell, 5 miljonit, siis kui tuleb üks selline aasta, mis on 20-30% tõusu, siis absoluudis seda raha viskab nagu peale päris palju, on ju. ja mis valguses ma nüüd ise mõtlesin, ongi see, et ühtepidi, kui portfelli turuväärtuse numbrid ületavad mingi taseme või jõuavad mingi sellise piisavalt suure numbrini, siis ühtepidi nagu piisab ka väiksemast tootlusest ehk justkui ei peaks nii palju riski võtma, et oma elamiskulud näiteks ära, on ju, katta. aga teistpidi tõstab pead ka ahnus, et ikkagi, kui nagu Milkuse portfelli pealt 30% teha mõne aasta jooksul, noh, siis on nagu ju kuidagi nagu eriti paila-paila. Versus see, et sa võtad võib-olla siis, ma ei tea, 4% hoiad seda kõike kuidagi ekstra konservatiivselt. no On sul mingeid mõtteid? mina tahangi enda jaoks, ma olen nagu valmistunud ja pigem noh, pidevalt treenin oma nagu mõtteviisi ja psühholoogiat, et ma suudaks minna edasi, et ükskõik, et ma tahangi oma varad saada 10 miljoni peale ja kui nad jõuavad sinna, siis ma lähen täpselt samamoodi edasi, vaata, et kui mul nagu elu annab palju aega ja pikki aastaid, on ju, et võib-olla jõuan sealt 10 pealt nagu mitmekümne peale, on ju, et ühesõnaga see mõte on, et ma ei hakkaks lahjendama kuidagi ajas, vaid ma naudin seda teekonda
aga ma tean, et tulevad, noh, ma tean, et ees on perioodid, rasked perioodid, kus lihtsalt miski ei tööta, tundub, et kõik on läbi drawdown'i otsa, on ju, volatiilsus tõuseb jälle, stop loss pihta, on ju. et muidugi on heal ajal on mugav nagu nendest asjadest niimoodi fantaseerida, aga sellepärast ma valmistungi, et kehval ajal ka hakkama saada. no eks alati kipub nii olema, et kui sa teed neid kokkuvõtteid ja rõkkad nende all-time high'de osas ja hakkad siis lineaarselt või eksponentsiaalselt oma tootlustrende pikendama, et siis noh, varsti keegi kuskilt hammustab ja midagi võetakse ära, on ju, et kipub aga kuidagi nii täna olema. tegelikult hetkel aastalõpu seisuga ma ei ole nagu all time high's, sest et nagu ma ütlesin, detsembriga ma ikkagi andsin korraliku summa tagasi ja jah, sama, praegu sama. ma pigem võib-olla ootaks, et äkki jaanuaris või millalgi on just mingi põrge, aga noh, kui see drawdown nagu, ma mõtlen siis põrge minu portfellile, Mhm. mis iganes strateegiatega ja aga kui seda põrget ei tule, siis no mingi hetk ta tuleb jälle, et noh, ma tean, et mu ikkagi tõenäosus on ju varasid pikaajaliselt kasvatada, et küll see all time high jälle tuleb. Kuule, aga tegelikult ma eile tegin kuulajatele-vaatajatele ka väikse kingituse siia saatesse, et ma tegin ühe backtesti, mida ma tahaks näidata, millest me eelmises saates rääkisime. nii. Mäletad, mis see oli, sinu see SMA 200 suund, trendisuund? Õige, õige ja. Backtestisin seda aastast 2000 kuni 2024 viimase kauplemispäeva seisuga ehk siis 25 aastat, täisaastat. Ja backtestisin, uuendasin oma backtesti, mis mul blogis on 2021 aasta alguse seisuga, see SMA 200 kuu lõpu seisuga. Ja siis nende kahe kõrvale võtsin osta-hoia statsid aastast 2000, 1. jaanuar 2000 kuni siis aasta lõpuni. Et ma jagan seda, mis siis maru, tulemus tuli. maru halb alguspunkt mõnes mõttes, aga no vaatame. No ma näitan ära ja siis me saame kõike seda arutada, et see on jah, väga selline pöördeline alguskoht on ju. Kõigepealt siis siin ees on kaks equity curve'i, varade kõverat, kasumikõver on see siis, sest see hakkab nulliga. See on kasumikõver ja siin on nüüd kaks strateegiat, üks on see SMA 200 kuu lõpu seisuga, teine on see SMA 200 trendisuund niimoodi, et kohe, kui SMA 200 pöörab tõusule, siis järgmise kauplemispäeva avanemisel läheb raha turule ja kui ta pöörab langusele, siis päeva sulgumisseisuga, siis järgmine avanemine läheb rahasse. Mhm. Ja teine on siis see minu kuu lõpu seisuga, et kui kuu viimane kauplemispäev sulgub alla SMA 200, läheb järgmine avanemine rahasse, kui sulgub ülevalpool kuu lõpu seisuga SMA 200-st, siis läheb turule. Mis sa ja arvad? rahas ja Jah. rahas ja rahas tähendab seda, et ta ei teeni mingisugust tootlust, ta on nulltootlusega siis sellel Jah, perioodil. tootlust Mhm. ei teeni, kuigi täna on ju, me teame, et ka näiteks IB konto maksab seda intress, keskpanga intress -0,5 on ju. Ja teine asi on see, mis ma ütlen ära, et ma ei võtnud siin arvesse teenustasusid ega slippage'it. noh, slippage on suht sihuke minimaalne, see on nii likviidne turg, aga ma teenustasusid siia arvesse ei võtnud, nii et tegelikult mida rohkem tehinguid, seda natuke kehvem see tulemus on. Aga SPX-i tikeri peal on see tehtud siis, nii et ta ei võta arvesse ka dividendi, mis tegelikult Mhm. osta-hoia tootlust natuke tõstab, aga ka need strateegiad saavad dividendi see hetk, kui nad on turul sees. ehk siis see dividendi vahe on ainult seal, osta-hoia saab umbes kolmandiku dividende rohkem langeval turul, on ju. Mhm. Siin on nüüd kaks aga kasumikõverat ees. sa tahtsid, et ma ära arvaks, kumb on kumb või? Kumb on see kuu lõpu seisuga ja kumb on see sinu SMA 200 suuna strateegia? SMA 200 tõusunurk, see on, ma arvan, et see on aeglasem. järelikult ta on vast see, kus ollakse pikemalt rahas ehk ülemine. Jah, ülemine on see ja alumine on see kuu lõpu seisuga. Et muidugi need kõverad andis mulle see TradeStationiga, tegin selle, TradeStation andis selle nii, nagu ta annab, et need ei ole logaritmilised. Et siin see 100 000, 200 000, 300 000 equity kõver vasakul see telg, siis X-telg näitab, et seda kasumi suurust ja algkapital 100 000 mõlemal. Mhm.
ja ma saan aru, et siis see kuu lõpu seisuga äh, või seda kuu lõpu seisu kasutav strateegia näitas paremat tulemust. ta on ikkagi parem tulemus ja ma kohe tahan nagu minna edasi statistikasse ja sellesse põhjusesse, miks ta on parem. ja mul ongi siin teine slaid, et miks ta on parem. tegelikult nagu eelmine saade mina arvasin, sa kahtlesid minus, aga ma oma backtesti kogemuse pealt arvasin, et ta ikkagi vajab mingit et ta on liiga jäik või järsk ja ta vajab mingit pehmendavat muutust, et kui võtta lihtsalt päeva lõpuga järgmine päev, siis täpselt seesama põhjus, miks mul kuulõpuseisuga on kuulõpuseisuga, mitte iga päev, on see, et ta annab liiga palju sisse-välja signaale ja võib-olla visuaalselt meile tundub, et see SMA 200 on nii pikaajaline, et ta on väga sujuv ja lauge, aga tegelikult nendel külgsuunalistel turgudel, kuna ta võtab seda, noh, sendi täpsusega seda, kas tõuseb või langeb, siis seal külgsuunalisel turul ikkagi on neid valesignaale, et siin on näha 2023 algus, ma võtsin näiteks roheline nool näitab, millal ta sisse ostis ja punane nool näitab, millal ta rahasse läks ja müüs, on ju. Ehk siis siin ongi, et külgsuunalisel see SMA visuaalselt võib-olla väga ei muutu, aga tegelikult numbrite sees ta muutub nii palju, et ta annab neid valesignaale ja täpselt sama olukord oli külgsuunalisel turul 2020 Covidi ajal, 2015-16 see, kui oli niisugune väiksem karuturg ja seal 2000, et tal on vaja ikkagi mingit pehmendavat elementi sisse, et ta annab muidu liiga palju aga valesignaale. see oli SMA ehk siis simple moving average, ja, mitte eksponentsiaalne, on ju ja mm -hmm.? SMA Simple, jah. jah, Ja. okei, huvitav, et ta Ja siis seda oli ikkagi ka nii näha, et ta kõikuv teeb on. liiga palju tehinguid, ta teeb rohkem tehinguid, kohe jõuan selleni. Mis sa tahtsid öelda? nüüd huvitav, et ta siis ikkagi nii palju jah, külgsuunalistel turgudel väreleb, seepärast 200 päeva aritmeetiline keskmine, et siis need viimased kuidagi üksikud hinnaliikumised nii palju mõjutavad seda tõusunurka. Ja, aga vaata, kui sa nagu hakkad siin silmi kisitama ja seda punast joont, mis on siis siin SMA 200 vaatama, siis tegelikult siin on väiksed jõnksud sees. Ja nii kui ta mingi sendi võrra kas või vaata muutub üles või alla, nii ta annab kohe signaali. Muidugi siin saaks nüüd teha sellise kvanttesti, et kui palju peaks andma, mitu dollarit või mitu punkti või protsendipunkti peaks andma seda nii-öelda puhvrit enne signaali võtmist. Aga minu jaoks see natuke läheb juba selliseks sobitamiseks, vaata, et me ikkagi teeme ajaloo põhjal selle otsuse, palju me puhvrit anname, aga me ei tea, et tulevikus just see puhvri osa nagu see õige on ju, või noh, see optimaalne, et siis on jälle iga see lisakriteerium tõstab seda mudeli usaldusväärsuse riski nagu, et kas ta tulevikus on sama hea ja sellepärast mulle see kuu lõpuseisu oma nagu meeldib, et ta on hästi lihtne ja robustne, et on lihtsalt kuu lõpp, ta pehmendab ära, et ta ei võta kuu sees väikseid võnkeid ja me oleme nagu suurtes trendides kas sees või väljas. Aga statistika siis ka, et siin on siis näha seda, et kõik ma võtsin 3 tükki ritta ja 100 000 dollariga algkapital, SMA 200 suund, SMA 200 kuu lõpu sulgumine ja kolmas on siis osta-hoia ja endiselt lõppkapital võitis see kuu lõpu sulgumise strateegia 570 000 dollarit, osta-hoia 400 000, küll siis ilma dividendideta on see arvestus, et see osta-hoia oleks natuke suurem ja SMA 200 suund oli 364 000 lõppkapital. Aga vaata, siit tulebki see probleem välja, et suunastrateegial on 61 tehingut, kuu lõpu seisuga on 16 tehingut. Ehk siis see näitab seda sisse-välja hüppamist, et neid tehinguid on nii palju rohkem ja siia siis tuleksid ka teenustasud juurde, on ju. Ja osta-hoial siis üks tehing, on ju, kuna me kunagi ei müü, me oleme terve selle perioodi sees. Võidumäär suunal oli 53%, nii et tegelikult ainult natuke üle, noh, ta teeb natuke liiga palju tehinguid ja ainult natuke üle poole tehingutest olid võitvad. Kuu lõpu sulgumisel 63% võidumäär ja noh, osta-hoial 100, kuna me kunagi ei müü, on ju. Aasta tootlus tuli siis suunastrateegial 5,17%, kuu lõpu sulgumisega SMA 200-l 6,96% ja osta-hoia 5,71%. Jälle ütlen siis ära, et siia tuleks mingi osa dividendi juurde. Maksimaalne drawdown, mis siis tipust põhjani tuli ja tegelikult TradeStation võttis selle nädala seisuga, selle drawdowni, et see võib olla natuke sügavam, kui võtta
päevaseisuga, on ju, noh, päevasiseselt. Aga SMA 200 suuna strateegial oli see -30%, kuu lõpu sulgumisega oli see -26% ja muide see -26% tuli 2022. aastal. Enne seda, kui ma oma blogis testisin, 2021. aastal oli see -16% või -17 midagi. Et tegelikult see kuu lõpu sulgumise strateegia tegi nüüd 2022. aastal uue sügavaima drawdown'i, aga tegelikult see tootlus väga ei muutunud, seal oli see 7, midagi ja nüüd oli 6,96 ja noh, ostahoial siis see paberil drawdown 2008 kriisist -57%. aga nüüd siin ma panin juurde ka, et vaata, et mis on see aeg turul, kui palju ajast on see strateegia turul investeeritud, suunastrateegia 73%, kuu lõpu seisuga 72% ehk siis väga ei erine ja noh, ostahoia on 100%, et ta on kogu aeg turul. Et siit tulebki see, et kuna me võtame langusel riski maha, siis me oleme turul 72% ajast ja dividendidele mõeldes, siis me saame dividende see aeg, kui me oleme turul sees, aga ostahoiaga võrreldes siis see aeg, kui me oleme turult väljas, me dividendi ei saa, sest me võtame seda tururiski maha, on ju. Mis sa arvad sellest? Ükskõik, kuidas vaadata, siis see suunastrateegia on selgelt halvem, on ju, või see tõusunurga. No eks see No, oluline vahe siin ongi selles sageduses, et mis andmete pealt me seda signaali siis otsime. Aga mis on mõnes mõttes üllatav, et 25 aastat ja 16 signaali see kuu lõpu sulgumise SMA 200, jah. noh, päris nagu lihtsalt hallatav tegelikult, kui sa mõtled, et need osad signaalid on, noh, seal on nii ostu kui müügisignaalid sees, on ju. Et 25 aasta peale 16 signaali väga Ei, see on okei. tehinguid, 16 tehingut, mitte signaali. See on ikkagi sisse-välja on üks tehing. Okei. See ei ole signaali arv, et 16 tehingut. 16 korda oli turul investeeritud Okei, selge. ja teine oli 61, et see tulebki siit, et ta hüppas liiga palju sisse-välja, vaata. Ja. Ja noh, muidugi, miks see kuu lõpu sulgumise strateegia on siin oluliselt parem ka osta-hoiast, ongi see, mis sa ennem ütlesid, et see periood algab 2000 aasta alguses, kui kohe läks 2-aastasele karuturule turg, on ju, ja kuu lõpu sulgumine võttis riski maha. Aga minu meelest on hea, kui selles sample size'is on sees nii langevad tõusvad turud, et aga jah, samas vaata, võib-olla see osta-hoia tulemus oleks kehvem, kui see 2-aastane karuturg oleks hiljem olnud, sellepärast et summa on siis suurem, millega ta sinna drawdown'i läheb. Noh, seda ei tea, et see path dependency nii-öelda on alati tulevikus teadmata, et aga see on lihtsalt see olemasoleva data pealt see test. Aga mis ma tahtsin nagu meenutada, mitte sind kuidagi kritiseerida, aga mul lihtsalt seda tehes meenus, et siin kevadel 22 siin drawdown'is, kui see uut drawdown'i tehti, siis mäletad sa Aparaadio saates ütlesid mulle, et Markus, see oli muidugi niisugune pulli tegemine ka, aga sa ütlesid seal nagu, heitsid mulle ette, et see strateegia nagu fail ib, vaata, et see ei olegi nii hea, on ju enam. Ja minu jaoks lihtsalt on see, et nii kaubeldes kui investeerides, sul on just nendel kehvadel ajadel, noh, muidugi sinult ma ei eeldagi seda veendumust, sest et see ei ole sinu strateegia, on ju. Minul ei ole kellegi teise strateegias üldse veendumust, ma võiks võtta mingi teise kaupleja strateegia ja ma annaks kohe alla, kui see drawdown'i läheb, sest mul ei ole seda testi ja veendumust, on ju. Aga see näide minu jaoks on just see, et just siis, kui on see kehv aeg ja sulle tundub, et see strateegia enam ei toimi, on see, et kui see on tegelikult hea strateegia, sul on see veendumus ja see edge on olemas, siis sa pead sealt nagu kinni hoidma ja mitte laskma sellest strateegiast lahti drawdown'is lihtsalt sellepärast, et sul on halb emotsioon raha kaotada, sest ka investeerimises ju oled ju nõus, et see aeg, kui sulle naaber, sõbrad ja pere ütleb, et investeerimine on mõttetu ja ära pane oma raha sinna turule, sa jääd sellest ilma, see on see aeg, kus sa tahad kõige rohkem investeerida, vaata kus see nagu meelsus on nagu rock bottom, on ju. aga see on päris huvitav graafik seal, kus sa just hiirega olid seal, et ta võttis riski maha siis 2022, siis läks sisse, aga ikkagi tuli veel siis nagu mingi drawdown otsa või? Ja ta vist jah, seal 22 sai nagu vale signaali, võttis kaotuse, aga vaata, kuidas ta taastus all time high'sse. Ja see ongi see strateegia mõte, võtta risk maha langusel, jah, vahel on vale signaale, life is tough, on ju, aga lõpuks ikkagi tõusust saad osa.
paneb Mhm. mõtlema, on ju, et tegelikult ei ole halb strateegia. ei no ei ole üldse halb, see on, me oleme, ma arvan, päris palju rääkinud, et tegelikult üks lihtsamaid ja sellisele pikaajalisele investorile ka võib-olla paremaid indikaatoreid, millel silm peal hoida. Lihtsalt minu jaoks on see, et võtta ainult SB500 ja seda strateegiat jooksutada on natuke riskantne, sellepärast kui tulevik ei ole nagu samasugune, et mina ise, kui ma seda niimoodi kasutaks, ma võtaks, teeks sellise korvi 10 erinevat näiteks madala korrelatsiooniga turgu või instrumenti, on ju, ETF-i ja kõiki haldaks selle SMA 200 kuu lõpuga, mis iganes, commodity basket, SB500, maailmaindeks, Bitcoin, on ju, ja kui sa paned nad kokku, mingi saab vahepeal vale signaali, läheb raas, läheb tagasi, aga kokkuvõttes sa saad kõikide tõusudest lõpuks nagu osa ja võtad langusel riski maha, on ju. Et loomulikult seal on volatiilsust, vale signaale, sul on vaja seda veendumust ja distsipliini, et sellest kinni hoida, aga nii see kõlab ju tegelikult suhteliselt hea portfelli haldusena. Ja täpselt. Ja ma ei mäleta, kas me rääkisime eelnevates saadetes või mitte, et ma kuidagi nagu ise olen tundnud, et mul oleks endal ka ühte strateegiat nagu juurde vaja ja olekski vaja seda, noh, võib-olla nagu jutumärkides nagu meemivärgid või lihtsamalt öeldes momentum asjad, mida ma niikuinii tegelikult ise ei ostaks. kui ma neile peale vaatan, siis ma näen neid fundamentaale ja siis mul on kuidagi plokk ees, et ma ei suuda neid osta. et mul oleks vaja mingit seda momentum faktori strateegiat oma portfelli, mis võtab siis nii häid ettevõtteid, kui võtab ka seda lendavat crap'i ja siis praagib jälle välja, kui see sõit on otsas, on ju. No aga see on see, mida ma teen kogu oma, mida mina teen 75%-ga oma varadest, jah, see momentumi ja no trendi, täpselt see, ju. et mind ei huvita see, kas ta on crap või mitte, aga ma lihtsalt tulen mingil õigel hetkel välja. Mhm. kuule, aga sügav kummardus ja aitäh, et sa selle töö ära tegid, et mina olen targem ja kõik vaatajad-kuulajad täpselt samamoodi. Ma arvan, see annab ideid ja, aga ma ei taha, et keegi võtaks seda mingi kristallkuulina, sest alati on see, et me ei tea, milline tuleb tulevik ja igalühel on vaja oma strateegiat või seda veendumust strateegia jaoks. no sest ja ma siin ütlen on nii jälle, et palju jah, nüansse, on ju, et kui me jah, räägime jah, sellest, et sa tegid nagu ühe backtesti ühe kindla ajaperioodi peal, siis tegelikult mida tehakse, me peaks hakkama nihutama alguspunkti, me peaks jah, hakkama nihutama jah, lõpp-punkti, me peaks hakkama muutma seda ajavahemikku, on ju, võtma mingi rolling 15 aastat, mida näiteks hoopis edasi ja tagasi nihutada, pluss euro-dollar, on ju. noh, jah. igasugused dividendid, nagu sa ütlesid, siin neid nüansse on väga palju, jah. mida peaks ja, läbi ja, uurima. ja näiteks indikaatori robustsuse test, et kui sa muudad 200 päeva libiseva keskmise 180 või 220 peale või mingi Mhm. vahemiku peale, siis sa tahad näha, et see strateegia katki ei läheks. tulemus muutub, aga sa tahad näha, et ta jääb mingisse arvestatavasse vahemikku, kui sa muudad natukene seda indikaatori tagasivaateperioodi. täpselt. ma ühe teema võtan siin veel, ma vaatan, et mul on see lihtsalt üles kirjutatud ja noh, lõppenud aasta oli kuidagi tootluse mõttes siis enamasti ikkagi, ma arvan, enamusele investoritele päris hea, kes ei võtnud siin mingisuguseid kapitalikaotusi sisse äpardunud investeeringute näol, siis võib-olla, aga aktsiaturud tervikuna on ju, dollar, euro kurss toetas meid europõhise investorina, krediidimaailmas ka tegelikult asjad läksid päris hästi, et võlakirjade hinnad ju ka tõusid ja no, ühesõnaga ütleme, et nagu toredad positiivsed tootlusnumbrid. nüüd tavaliselt tahaks öelda, et ärgem ankurdagem ennast sinna ära, aga täna ma tunnen seda ja mul hakkab vaikselt nagu mure tekkima, kui ma suhtlen noorema generatsiooni investeerimishuvilistega, et see, mis toimub täna optsioonide maailmas, kui paljud inimesed seal on aktiivsed, missugused tootlusnumbrid seal esinevad, ükskõik, kas need natuke pikemaajalised optsioonid või nullpäeva ehk zero TTE optsioonid, mis toimub krüptoturul ja lisame siia ka näiteks sports betting'u, siis need numbrid, mida need investorid või kauplejad seal näevad, need kuidagi on nagu see ankurdamine on täiesti tuksi läinud. et ükski noor inimene ei viitsi enam kuulata juttu sellest, et 10% aastas või mingi kauplemisstrateegia läbi 20% aastas pikaajaliselt.
me tahame näha nagu X-ides kohe ja nädala-kahe jooksul on ju, et mis sa Ah, arvad sellest, kas on kuidagi meil võimalik siin oma panus anda, et ma ei tea, kuidagi, ma ei oska öelda, noh. vaata, ma olen mõelnud selle üldse selle generatsioonide vahetuse ja aja ja selle ajaruumi ja turgude muutuse ja kõige selle peale ja üleüldse elus on ju, noh, ma mingi hetk peale Covidit hakkasin märkama ka lihtsalt linnas, Tallinnas peol käies, et ma ei ole enam see kõige noorem generatsioon, on ju, et minust on järsku oluliselt nooremad peol, kelle jaoks mina olen vana, on ju, noh, vanem inimene ja samamoodi ka turgudel on see, et tulevad uued generatsioonid peale, uued turuosalised, kes tegelikult muudavad oma tegevusega seda turgu ja kui meil nüüd noored tulevad ja nad tahavad krüptoga nagu kiiremini ree peale saada, on ju, et nad näevad sealt rohkem võimalust, nad on nõus riskima ja volatiilsust taluma nii-öelda vana generatsioon, beebibuumerid ja sinu X-generatsioon on ju, no isegi minu milleeniumi generatsioon juba on nagu rohkem jõukust suutnud sellises traditsioonilises finantsmaailmas tekitada, aga noored, kes tulevad, nad tahavad nagu kiiremini jõuda järele võib-olla ja nad on kuidagi nõus rohkem taluma seda volatiilsust näiteks krüptos ja see võib täiesti muuta tegelikult seda turuosaliste tegevust ja ka kogu turgu. ja võib-olla mingi hetk tehnoloogia arenguga ja kõigega ongi see 8 kuni 10 ongi selline väga konservatiivne ja tagasihoidlik ja me räägime uuest näiteks 14-15 keskmisest tootlusest, kellel vähegi rohkem riskiisu on riskivarades olla, aga samas ma arvangi, et siin mingi hetk, kui ikkagi noh, see asi läheb eufooriliseks, siis ajalugu on näidanud, et mingi hetk seda turgu puhastatakse, mis on tervislik ja see puhastus tähendabki lihtsalt 2-3 aastasi karuturge –50-60% turul on ju. aga aga mõnes mõttes 2021, 2022 kogu selles kasvukates meemis krüptos, see oli oli karuturg, oli päris puhastus. valus karuturg. mul on jah, siiamaani mõni oma portfellis see meeldetuletus, on ju. tere tulemast tagasi Teladoc börsijuttude saatesse jälle, on ju. et olidki mingid –80, 90, 95% drawdown'id polegi taastunud, ma ei tea, võib-olla Riviani aktsia on täpselt samasuguses seisus, ise ei oma, aga noh, neid oli seal pelotonid ja mis need näited on mhm. mm,. et noh, tegelikult oleks pidanud ära toimuma see puhastumine mõnes mõttes, sest suur osa, noh, generatsioonid ju muutunud ei ole, see vanusevahemik on suhteliselt sama, kes jolosid siis ja kes jolovad täna, ometi ju. jah, minu jaoks on see hea, et mulle meeldib, krüptos on palju sellist usku, naiivset usku ja lihtsameelsust, lihtsat raha, ma ei taha öelda rumal raha, on ju, et minu jaoks, ma arvan, Wall Streetil on samamoodi inimesed ja institutsionaalne raha võib ka rumal olla ikkagi aeg-ajalt, et lastakse neid fonde ka õhku. et ma ei taha nagu öelda, et retail on rumal ja institutsionaalne mitte, vaid ma ütleks lihtsalt lihtsameelne raha on krüptos, aga minule meeldib see algoritmilise kauplejana, mulle meeldib nagu sellest oma osa saada. tead, krüptos ei ole enam üldse rumal raha. ma olen täiesti üllatunud, kui ma eelmisel aastal avastasin, missugused tüübid, keda ma olen aastakümneid nüüd siis võib-olla juba jälginud ja nimepidi tean, ükskõik, kas nad on kauplejad, hedgefondi juhid või muidu siuksed fondijuhid, et nad on seal saba ja karvadega sees, on ju, kogu oma suurte rahadega ja tegelevadki seal algoritmilise kauplemisega, et noh, seal on ikka väga suured tegijad juba toimetamas. ja ka see muudab turgu, et mingi hetk tahavad kõik sellest krüpto suurest tõusust või suurtest protsentidest osa saada ja lähevad suure summaga sisse, suurte rahadega, institutsionaalsete rahadega ja ka see muudab turgu selles osas, et see turg nagu saab küpsemaks, läheb efektiivsemaks ja tegelikult neid suuri liikumisi ja võimalusi jääb vähemaks pigem, kui jah, see tõenäoliselt. No, kuni likviidsus selleni, kuni tõuseb ja nii luuakse uued need mingisugused meemikad, on ju, siin fartid ja muud, on ju, mis sõidavad. aga noh, samas jälle kõva häälega siin arutades võib-olla saabub järgmise 3-5 aasta jooksul ka aeg, kus
natukene neid ICO-sid ehk uute coin'ide tulekut hakatakse päitseid pähe tõmbama. mõni võib nüüd siin vastu väita, et Trumpi tulekuga võib-olla on vastupidine olukord, aga no vot ei tea. jah, et kui seda reguleerima hakatakse, siis ka see puhastab seda turgu ja võib-olla neid suuri liikumisi ja mingeid YOLO meeme ja asju jääb nagu vähemaks. aga, jah. aga üldse võib-olla siin, kui meil see aasta alguse saade on siin 2. jaanuaril, salvestame, et kuidas uuele aastale vastu lähed, nii noh, võid mõelda nii turu kontekstis või üleüldiselt ettevõtjana, et on sul niisugune hea sisetunne algavaks aastaks finantsmaailmas või? Täitsa okei ja ma kuidagi ei taha mingi, ma ei Fearmonger tea, ei taha olla? ei taha ja olla, nagu mingi sisetunne ütleb. ma tean, et sulle ei meeldi sisetunded, ei minu ega kellegi teise omad, ei no aga aga ma küsin sult, sa jah, muidugi ütled. aga nagu kuidagi tahaks öelda, et nagu esimene poolaasta on jaksu turul minna, ennekõike ma räägin siis USA turust, aktsiaturust, et on kenasti jaksu ronida, siis noh no mingid asjad on ju, ma võin siin seda jutukest ja narratiivi ümber mätsida sellele asjale, aga no mingi sisemine kompass nagu ütleb, et sõidame kõigepealt pool aastat ära ja siis on natukene võib-olla teistsugune turuolukord. et eks ma nagu mõtlengi siin ennekõike seda inflatsioonilist ja intressimäärade poolt ja natukene mõtlen ka seda, et võib-olla veel pikemalt ette vaadates tahaks siis näha, et mis seltsimees värske president seal ookeani taga lõpuks ellu viib ja mis ta mitte viib, et kui inflatsioonilised tema poliitikad siis tagatipuks on, et seda me täna ju ei tea. aga nagu turu kapoti alla piiludes, siis kõik on okei ja mõnes mõttes see, et detsember oli nõrk, tegelikult oli hea. sest novembris oli näpud ikka olid veits liiga palju püsti juba kõigil, kaasa arvatud mul endal. Jep, seda küll. Ja kuna ma ise üldse ei taha ennustada ega ei tee selle pealt otsuseid, aga kuna me siin Youtuberid oleme, siis ma võib-olla pakuks ise nii, et 2025 on kokkuvõttes tõusev aasta, aga mitte nii tugev nagu lõppenud aasta, volatiilsem aasta, rohkem mingit külgsuunalist volatiilsust, aga lõpeb ikkagi kergelt positiivsena ja siis 2026 on negatiivse tootlusega aasta USA turul. no selge, Ütleks et sellise asja välja, päris julge on ju, päris pange konkreetne. müügiorderid sisse kahe ei, tuhande mitte veel, kahekümne kuuendaks ma ütlesin, aastaks. jah, 26. aasta. ei, see ei ole mingisugune investeerimissoovitusega nõuanne, aga ma ei tea, kui ma peaksin nagu mingit lugu tekitama, siis ma ise mõtleks nii, et tuleb volatiilne, kergelt tõusev aasta, selline tipu ehitamine, mis võtab aega, mis on selline ebaselgem, ei ole enam lihtsalt tõusutrend. ja siis võib-olla 26 näeme järgmist langust. aga see on veider, on ju, Markus, vaata, et kui sina küsisid minu käest ka ja siis mina küsisin enam-vähem vastu, et mis see ootus on, et sees on mingi tunne, et nagu kuidagi ma nagu tunnetan seda mingit tsüklit, ma saan nagu aru, kus me oleme, mis tuleb järgmisena, aga siis, kui ma pean seda välja ütlema, siis ma justkui hakkan nagu mingit vaarutama siin mingit juttu kokku ja mõtlema neid põhjuseid aga sees on mingisugune tunnetus ja seda on varem ka olnud ja seda kuidagi ei oskagi kirjeldada või ma ei tea. selle pealt on lihtsalt konkreetseid ostu-müügi otsuseid raske teha, sa võid nagu pika pildi saada, vaata õigesti, onju, aga turg paneb kogu aeg kahtlema sind, kas ikka on nii, et noh, sina tabasid 22 lõpus oma arvamusega karuturu põhja, aga 23 märtsis, kui oli see minifinantskriis või panganduskriis USA-s, see võis jällegi lüüa kõhklema, vaata, et mis nüüd juhtuma hakkab, mitte sind, aga ma mõtlen üleüldiselt, isegi kui sa saad mingisugused pöördekohad õigeks, siis ega sul ei ole kunagi seda konkreetset tunnet, et nüüd on see õige ostu või nüüd on see õige müügihetk, sest noh, ei tea ju tead, tulevikku. me vist jäämegi lõputult täna rääkima, aga nagu vahet pole. see on nagu tore, et sa ütlesid see finantskriis, sest pärast seda kerime ajas edasi, ma neid kõiki nähvakaid ei mäleta, aga meil oli eelmise aasta august, oli see Jaapani jeeni carry trade'i mure vist või? siis meil Jah, oli, millal see oli, kas 5. või 6. november või? siis käis ka ju mingi sutsakas läbi seda ma ei ja tea, siis ma olin Tais juba, siis ma ei vaadanud. ja
ja vaat neid selliseid järske, see 1987 oktoober stiilis nagu neid musta esmaspäeva crash'e, ma üldse enam ei karda praeguse turustruktuuri juures. Okei, noh, võib-olla nüüd järgmine pauk tuleb mingi eriti hull, ma just sellepärast et tahtsin ma öelda, et see välja on halb, et ütlesin. sa ei karda, Jah, aga siis no on oht. sõnastame siis nii ümber, et ma kuidagi näen, et need ostetakse väga kiiresti ülesse ja, ja mida praegu, mis on turule vastumeelsem, on üks pikk korralik vindumine, üks pikk korralik karuturg ja ükskõik, kas see karuturg on külgsuunaline või see karuturg on ka nii, et hind langeb palju, aga see ajafaktor, see vindumine ajas, see ma tunnen, et on täna nagu turuosalistele valusam kui need järsud langused, sellepärast et kuidagi jah, nagu mingi baasiline usk on täna nii tugev, et need ostetakse lihtsalt ülesse. no vot, buy the dip siis. Jah, aga korraks, noh, võib-olla me nüüd natukene lõpetame siin pessimistlikuma noodiga, aga meie mõlema pilgud on suunatud ikkagi valdavalt on ju rahvusvahelistele börsidele, USA börsi poole, pluss siis krüptod ja muud asjad. aga me ikkagi elame suure osa oma ajast Eestis. Ja kui ma vaatan nagu seda Eesti pilti, on ju, ärme sellest kohalikust börsist räägime lihtsalt nagu majandusolukorrast, siis noh, väga keeruline on näha, et siin midagi aga paremaks pessimismiga läheks. tehaksegi põhjad ja sõber näitas, saatis hea sentimendisignaali, mingi hetk oli üks Eesti tuntud Youtuber, Äripäevas oli pealkiri, et kuidas see oli, et Balti börsile raha pannes võid 100% kaotada või kuidagi niimoodi oli, ma nüüd sõna-sõnalt võib-olla Okay. ei pane täppi, aga kuidagi oli, et Balti börsil võid 100% raha ära kaotada, siis sentimendi poolest see on hea turu põhjasignaal, on ju, et kui juba on nagu nii rock bottom pessimism, et lihtsalt siin ei saa üldse nagu midagi. Aga see ei tähenda seda, et nüüd siit kohe tõusma hakkab, seepärast et tõusuks on vaja sissevoolavat kapitali turule. See, et põhi tehakse, see põhi võib olla põhjas veel aasta aega, et nagu seda ei tea, vaata, see ei ole nagu selles mõttes hea ajastamise signaal raha sisse-väljavoolu mõttes, aga sentimendi poolest minu meelest see oli hea Balti börsi põhja indikaator. aga vaata põhjaprotsessis, kui juba põhja tegemine käib, siis kui makromajanduslikult keeratakse sulle veel uut kruvi peale ja antakse sulle veel paar korralikku lõuahaaki. Ehk ma räägin sellest maksutõusust, mis tuleb nüüd selle aasta algusega, mis tuleb juulis uuesti, on ju, ja siis ta tuleb veel ja veel ja mõnes mõttes on justkui tore, et kõik need maksutõusud on ajas ära hajutatud, aga teistpidi on see, et need on iga 6 kuu tagant tulevad uued lõuahaagid meie kohalikule majandusele ja sentimendile. Ma ennekõike räägin nüüd ettevõtluse poole pealt ka ja investeerimise mõttes siis ka nagu ettevõtlusesse investeerimisse on ju, et otseinvesteeringutesse, ükskõik, kas see raha peaks tulema siis välismaiste ettevõtjate käest või meie oma kodumaiste ettevõtjate kukrust, et noh, nii Sellest on jah keeruline. kahju, et see ettevõtluskeskkond tehakse keerulisemaks ja noh, see midagi head ilmselt ei too ju lähiajal, kui ettevõtlus tehakse keerulisemaks, välisinvestorite huvi riigi vastu langeb. See on ju loogiline, vaata, et nendel ei ole mingit isamaalisust siin, on ju. Jah, aga kas me suudame mingi positiivse noodiga ikkagi lõpetada, et mis siis oli, et 2025 saame veel sõita, müügiorderid peame valmis panema alles aastaks 2026, ma saan aru. Jah, sest kuna detsembris oli nüüd tagasitõmme mul portfellil, siis ma võin nüüd öelda, et nüüd kohe hakkavad kõik asjad jälle lendama, krüpto lendama. Need aastalõpu müügid tehti ära, nii et nüüd jälle tuleb aasta alguses värsket kapitali turule. Saab jälle hästi tunda ja raha näha ja siis see ongi positiivne ju, et rohkem plekki ja pidu. Jah, ja jätke meile siis börsijuttude Instagrami kommentaar, et kui suur oli teie pidu ja kui palju tuli plekki ja ühe kommentaari saatma vahel loosime siis välja minu indeksfondide ETF-ide raamatu ka. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.